Tänane laureaat Tuulemaal Parts oli juba üldhariduskoolis energiatõhusa ehituse fänn ja on kindel, et tütarlapsed ei peaks kartma valida inseneri elukutset. Minul tekkis huvi otseselt hoonete vastu juba gümnaasiumis, aga reaalteaduste vastu laiemalt juba ei teagi, põhikooli alguses või natuke varem. Ma otsustasin minna natukene ebatraditsioonilisest rada, et õppida midagi laiapõhjalist, fundamentaalteadust ja valisin selleks füüsika. Lõpuks jõudsin siis doktorantuuris alles nii-öelda traditsioonilise insenerihariduse juurde Tehnikaülikoolis. Aga öelge, mis te tänasest laureaadiks olemisest arvate, et on see teile tähtis? See on väga oluline ja see on väga suur tunnustus ja nagu öeldud, minu jaoks oli väga suur üllatus, et mind sellele esitati ja ma arvan, et eriti oluline ongi just see kuman näidata, et tegelikult neid naisinsenere jagub, ei ole nii, et ma olen see ainukene. Just president Alar Karis on see põhjus, miks noori insenere alates möödunud aastast tunnustatakse, sest president selle traditsiooni ellu kutsus. Põhjus on ikka see, et meil on olemas noored insenerid ja me tahame, et neid noori inseneri oleks rohkem. Nii et see võib-olla aitab ka natukene seda arvu suurendada, sest me vajame talenti, aga me vajame inseneri haridust. Nii et loodame, et nüüd on 2 esimest linnukest välja läinud ja on see, et ka üks on siis nagu tütarlaste esindaja, et ülgustaks ka võib-olla noori tüdrukuid ja noori naisi siis minema inseneriks õppima. Aga meil on noore teadlase preemia, et see oleks ka tänase laureaadiga päris hästi klappinud ju. Jah, ega tihti ongi ju niimoodi, kes on andekas ühel alal, see on andekas mitmel alal ja eks inseneeria ja teadus, need ju haakuvad ja lähevad kokku ja kohati ongi üks ja sama asi, et seda valdkonda tulebki nii näha, nii et meil on mõlematest puudu, headest teadlastest ja headest inseneridest ja kui see on ühes inimeses koos, seda parem. 7000 € suurust preemiat rahastab Auvetech, mis on silma paistnud isesõitvate busside arendamisega. Me vaatame, et läbi inseneeria luuakse maailma lisandväärtust otseselt ja siis kui me vaatame, et Eesti on piisavalt väike riik ja kui me tahame millegagi silma paista, et me tahame ikkagi maailma pildil jätkuvalt olemas olla, siis inseneeria on ikkagi tootmise ja majanduse alustala. No, mis te tänasest laureaadist arvate, et naiste rahvas ja väga tubli juba silma paistnud? See aasta oli just see erinevus, et kui me võtame kandidaatidena, siis oli naiskandidaate oli rohkem kui eelmisel aastal ja on väga kena on see just, et on naisterahvad on hakanud inseneerias pead tõstma, mis on väga positiivne ja loodame, et neid tuleb tulevikus juurde.